Tere! Mina olen Kertu ja Kiti lahkel palvel jagan Tartu Ülikooli Kliinikumi kogemust. Lugu sellest, kuidas üks idee jõudis päriselt toimiva teenuseni. Ja selleks, et kõik ausalt ära rääkida, lähme esmalt 10-15 aastat ajas tagasi. Toona oli ühel alustaval IT-ettevõttel idee luua selline tehnoloogiline lahendus, mis aitaks paremini taastuda südamehaigustest. Nad panid omajagu aega, energiat selle idee väljaarendamisele ja paraku erinevatel põhjustel see asi jäi neil soiku ja minule teadaolevalt see tiim ka lõpetas tegevuse. Ja tõenäoliselt neid põhjusi, miks see ebaõnnestus, on mitmeid, aga kui korraks mõelda, mis see üks põhiline ebaõnnestumise põhjus võiks olla, siis ma arvan, mitte see, et see nende idee oleks olnud vale või kuidagi halb, vaid pigem see, et tollel konkreetsel ajahetkel puudus vajadus selle lahenduse järele. Ei olnud selget probleemi ja võib-olla sama oluliselt probleemi omanikku, seda inimest või neid inimesi, kellel päriselt oleks vajadus selle lahenduse järele, kelle jaoks see lahendus midagi igapäevaselt ära muudaks või paremaks teeks. Ja minu isiklik sügav veendumus on, et enne kui me midagi muutma või uuendama läheme, meil on see päriselu probleem olemas. Et me ei teeks uuendusi lihtsalt sellepärast, et olgem ausad, see on täna ka natukene moes ja me innovatsioonist räägime hirmus palju. Aga läks mööda umbes 10 aastat ja olukord muutus. Huvitav oli kuulda, et kui eelmisel ettekandjal COVID tekitas probleeme, siis siin ta mängis meile väga head kaardid just kätte. Et kui ta 2019-2020 tuli, siis ta muutis omajagu ka tervishoiukorraldust. Asutused olid kohati suletud, me ei saanud liikuda tavapärasel viisil, pidime füüsilisi kontakte vältima. Ja samamoodi kliinikumi ambulatoorse taastusravi osakond oli sunnitud ennast sulgema teatud ajaks. Ja see olukord tekitas väga päris elulise probleemi. Ja 2 tervishoiutöötajat, 1 füsioterapeut ja taastusarst, kelle poole tegelikult toona see ettevõte oli oma lahendusega pöördunud, olid päeva pealt praktiliselt olukorras, kus nad ei saanud enam oma patsiente ravida, sest nad ei tohtinud tulla koha peale. Ja nemad siis, küll 10 aastat hiljem, aga võtsid selle ettevõttega ühendust ja kuigi seda ettevõtet enam ei olnud, siis lahendus oli ju endiselt täiesti väärtuslik ja see koostöökoht leiti. Muidugi selle 10-15 aastaga oli analoogseid tehnoloogilisi lahendusi juba turule tulnud päris palju ja seetõttu otsustati, et ei ole mõtet seda tohutut ressurssi panna Eesti analoogi ehitamise alla, vaid eesmärgiks võeti, et leida turult üles need olemasolevad tehnoloogilised lahendused, mis on juba olemas, ja kombineerida need meditsiiniliste tööprotsesside ja lõppkasutajatega, ehk siis tervishoiutöötajate ja patsientidega. Selleks hetkeks oli olemas probleem, idee ja tegelikult ka esialgne meeskond, mis kattis ära tehnoloogilise, meditsiinilise ja projektijuhtimise pädevuse. Ja ehkki ei mindud arendama uut tehnoloogiat, siis sellist teenusmudelit Eestis varem kasutusel ei olnud, ehk seetõttu tuli ikkagi luua prototüüp ja seda katsetama minna. Ja enamus prototüüpide loomisi ja katsetamisi vajab raha. Ja see on küsimus, et kust leida raha, me võime vist teha päevi kestvaid konverentse sel teemal, aga ainuke asi, mis ma tahan öelda, on see, et see raha on võimalik leida. Ja seda on vahest vähe. Need meetmed alati ei kattu kõige ideaalsemalt võib-olla su ideega, aga tasub tallel hoida seda suhtumist, et raha ei ole lõpuni maailmast otsa saanud ja järjepidevalt otsides on võimalik seda leida. Ka selles projektis läks nii, et esimene katse Tervisekassa kaugteenuste konkursil selles mõttes luhtus, et me jäime esimesena ukse taha, aga saime oma vajaliku toe kliinikumi arendusfondist. Ja siin oli meil ka ajalist õnne, sellepärast, et esmakordselt tol hetkel kliinikum oma arendusfondi projektidele ka avas. Varem ta oli pigem koolitustaotluste toetamiseks.
Ma korraks lähen veel tagasi, et me tegime selle piloodi ära ja see piloodi tulemused olid väga julgustavad. Me nägime, et selliselt üles ehitatud kaugteenusmudel päriselt toimib ja selle võtsid üllatavalt hästi omaks nii patsiendid kui tervishoiutöötajad. Ja siis me mõtlesime, et meil on teaduslik tõendatus välismaa kirjanduse ja praktika näitel, meie oma piloot näitas ju ka, et see toimib, et oligi see, mis oli vaja tõestada, on tehtud. Aga praktikas riikliku rahastuse saamiseks ainuüksi headest tulemustest ei piisa. Meil oli vaja läbi viia mõju-uuring, selgitamaks välja, et kas need tulemused, mis me piloodis nägime, ka päriselt Eesti tervishoiusüsteemis kinnitust leiavad. Ja siin oli jälle meil sellist head õnne ajalist juhust, et Tervisekassa oli hiljuti just avanud innovatsioonifondi erinevate tervisetehnoloogiate mõju hindamiseks. Ja me otsustasime selle esialgu hirmutava teadusteekonna ette võtta ja koostöös Tervisekassaga selle ära teha. Ja võib-olla ma korraks julgustaks ka, et see teadusuuringu läbiviimine võib tunduda hirmutav, et kõik see eetikakomiteede maailm, uuringute kavandamine ja andmete analüüsimine. See võib olla keeruline, aga oma kogemusest saan öelda, et mingi piirini on need kompetentsid endal meeskonnas omandatavad ja meil tegelikult on Eestis teadusasutusi, kes suudavad ka siin kenasti õla alla panna. Ja selles mõttes see muinasjutt nagu jätkus, et saime ka siis teadusliku kinnituse oma põhilisele hüpoteesile, et selline kaugtaastusravi mudel on tulemuste poolest vähemalt sama hea kui kontaktteenustel põhinev traditsiooniline taastusravi. Ja ma lihtsalt korraks tulen sellest tsüklite asjast välja ja näitan tulemusi. Võib-olla üks olulisemaid tulemusi oli see, et ainuüksi selle kaugtaastusravi lisandumisega suurenes südamehaigete taastusravi patsientide hulk 4 korda. Ja me ei võtnud juurde füsioterapeute ega taastusarste. Esmakordselt osales kliinikumi südamehaigete taastusravil patsiente väljaspool Tartut ja Tartu lähiümbrust. Meil oli väga palju patsiente Ida-Virumaalt, oli ka Saaremaalt, Harjumaalt, paljudest Lõuna-Eesti maakondadest, kelle kõigi jaoks see traditsiooniline kohapealse teenusega ülesehitus tegelikult ei olnud realistlik. Kui varem, selle kontaktteenusel inimene peab 38 korda keskelt läbi tulema Tartusse bussepa 1A, siis kaugteenusel ta pidi Tartusse tulema 2 korda, taastusravi alguses ja taastusravi lõpus. Samuti sisuliselt väga oluline tulemus oli see, et mõlemas grupis kaug- ja kontaktteenuse inimestel paranesid ühtviisi hästi ka erinevad tervisetulemid, füüsiline koormus, vastupidavus ja ka rahulolu taastusraviga oli ühtviisi kõrge. Ja muidugi, võib-olla rahastajate jaoks kõige olulisem tulemus, ta oli kuluefektiivne. Ehk et kulu per patsient oli selle kaugteenusmudeli puhul väiksem kui kontaktteenuse puhul. Ja see kuluefektiivsus on seda suurem, mida rohkem patsiente seal kaugteenusel on. Muidugi siin on omad nüansid, et need arenduskulud ja kõik see tuleb juurde, aga laias laastus me nägime, et see on kulud efektiivne. Ja oli paar sükest üllatavat tulemust ka. Nimelt nendest patsientidest, kes käisid koha peal, arvasid, et jätkavad pärast iseseisvate treeningutega umbes pooled, aga kaugteenus patsientidest arvasid seda tegevat 90%. Ehk et me teaduslikult ei uurinud nüüd, et kas te päriselt ka tegid neid treeninguid, sest see ei olnud selle uuringu fookus, aga need proportsioonid 50% ja 90% on muljetavaldavad. Ja see on miski, mis võib-olla kaugteenuste arendamisel tasuks nagu tallel hoida, et mingi mehhanism seal taga toimib, mis muudab inimese iseseisvamaks. Sellisel käsitlusel
on mingisugused peidetud kasud veel, mulle tundub, sest me oma meeskonnas arutasime, millest see võis tulla, jõudsime järelduseni, et tõenäoliselt inimene saab selle 3 kuu jooksul kasvatada endas kindlust ja harjumust, et ma saan tegelikult hakkama, et mul ei pea kogu aeg olema see tervishoiutöötaja käsi pihus ja tema silma all tegema, et piisab sellest teatava regulaarsusega kaugjälgimisest. Ja teine huvitav tulemus oli see, et katkestajaid oli kaugteenusgrupis märkimisväärselt vähe. Et kui me esialgu nagu natuke kartsime, et ei tea kogu see digivärk ja vanemad inimesed, et kas nad ikkagi nagu jaksavad 3 kuud ära teha, siis üllataval kombel oli nende seas palju vähem katkestajaid kui kohapealsel teenusel käivate patsientide seas. Võt nii, aga läheme korraks sinna projektitsüklite juurde tagasi ja selles 2-aastases teadusuuringu etapis umbes 9 kuud enne selle lõppu, kui me nägime, et see teenus toimib, see teaduslik tõendatus hakkab sinna taha tulema, hakkasime küsima sellist ebamugavat küsimust, et mis siis pärast projekti saab. Selles mõttes, et nägime, et see toimib, aga riiklikku rahastust ju kõikidele komponentidele ei olnud. Projekti ajal on lihtne, me saame need kulud panna projekti eelarvesse, sealt katta, aga nii kui projekt läbi saab, tekib kohe küsimus, et mis me nüüd siis teeme. Ja minu soovitus siinkohal ongi, et kui sa näed, et see lahendus toimib ja see tõendatus hakkab taha tulema, siis pigem varem kui hiljem mõtle sellele, kuidas sa seda musta auku ületad, sest see must auk, kus projekt lõpeb ära ja ta ei ole riiklikus rahastus, ma julgen väita, et juhtub enamikel kordadel, sest et see on harv juhus, kui riiklik rahastus ja projekti ajaraam satuvad samasse ajaraami, käivad ühte jalga. Ja sellised suured otsused nagu riiklik rahastus lihtsalt võtab aega. Jällegi, meil läks hästi. Siinkohal oli nõus kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinik selle sildamis- või üleminekuperioodi kulud enda kanda võtma. Tehti omajagu matemaatikat ja leiti, et kuskil 1–1,5 on võimalik oma vahenditest need kulud katta. Et siis ikkagi neid läbirääkimisi riikliku rahastusega seal taustal kogu aeg pidada. Ja üks oluline asi, mis ma tahan siin jälle rõhutada, et ma räägin sellest probleemist ja probleemi omanikust võib-olla tüütult palju, aga selles etapis me nägime ka seda, kui oluline on, et sul on see päris probleemi omanik olemas. Need on need inimesed, kes ei lase sellel lahendusel maha kukkuda ei projekti ajal ega pärast projekti. Nemad on need, kes tulihingeliselt seisavad selle eest ja tõstavad põhimõtteliselt käed üles, et kui mul seda lahendust ei ole pärast projekti, siis ma ei saa oma tööd teha. Ehk et need inimesed on, kui mitte sama, siis, või isegi nagu rohkem võib-olla väärtuslikud kui see raha otsimine, et see raha ja inimesed mõlemad on ühtviisi olulised. Me võib-olla vahest keskendume liiga palju, et ei ole raha ja ei ole raha, me ei saa siit ja sealt. Aga kas meil need nagu päriselt need eestvõitlejad ka inimeste näol olemas on? Tasuks ka võib-olla mõelda. Jah, siis see küsimus, et kas pärast projekti üldse saab olla elu, siis sellel teenusel oli õnne mitte riiulile jääda ja tal oli elu ja on siiamaani, et kogu sellest projektifaaside ja sellest tsüklilisusest õnnestus välja tulla ja tänase seisuga ta on riiklikult rahastatud igapäevaselt kasutusel olev teenus. See on nõudnud hirmus palju kannatlikku ja järjepidevat koostööd väga erinevate osapoolte vahel ja tõesti täiesti siiralt ma tänan siin kogu projektimeeskonda, seda uskumatult suurt osa kliinikumi personalist, kes moel või teisel siia oma õla alla panid, ülikooli teadlasi, Tartu Ülikoolist, ettevõtjaid ja mitte ka üldse vähem kolleeg Tervisekassast. Sest ilma ilustamata kõik need osapooled on mänginud rolli selles, et see teenus täna esiteks on olemas ja ta on Eesti inimestele tasuta kättesaadav. Võt, sedasi kivi haaval nagu lakkamatult lahendusi otsides see teenus sündiski ja minu enda natukene isiklik soov on, et võib-olla mitte ainult teenus, võib-olla natukene ka mõtteviis, arusaam sellest,
kuidas on veel võimalik tervishoiuteenuseid inimesteni viia ja neid osutada selliselt, et need päriselt oleksid kättesaadavad. Jah, aitäh, ja tänan. Kertu, mis see nagu tulemuse teile andis? Mille pealt sa ütled, et võt, me õnnestusime? Mis selle alus oli, et sellise hea positiivse looni välja jõudsite? No nagu sa ka nägid, neid aastaid oli seal oma jagu ja neid õnnestumise kohti on ka mitmeid ja ma kindlasti kõiki ei oska praegu välja niimoodi tuua eksprompt, aga esiteks sellel asjal oli teaduslikult tõendatud, see taastusravi programm, mille peale me üles ehitasime, oli enne olemas, me ei loonud seda nullist. See oli väga oluline asi ja ikkagi ma räägin sellest probleemi ajastatusest, et selle alguses, see 2000. algus on ju, me kõik teame, et südamekate taastusravi ei ole nagu ülihästi kättesaadav olnud. Aga sellist üldisest probleemist nagu ei piisa minu hinnangul. Sul peab see king nõudselt pitsitama kuskilt, et see härg sinna kaevu läheks. Aga publiku küsimus ka veel korra üldse, et südamehaigete kaugtaastusravi teenused, et publikul mulle tundub, et natuke on nagu hämar, et mis see teenus ise oli, mis te tegite? Ja selle teenuse kirjeldusse ma teadlikult ei läinud, sest et minu tööülesanne oli anda teile ülevaade sellest teekonnast, aga põhimõtteliselt toimib ta sedasi, et inimene tuleb taastusarstile, koostöös siis tehakse see otsus, kas ta kvalifitseerub ja soovib seda teenust. Mille pealt arst vaatab? Mina tulin praegu, siis sa nüüd vaatad mind ja ütled, et ei, see siis see on koormustest kõigepealt. Okei, niimoodi. Koormustest ja eks ka selline nagu anamneesi võtmine või suhtlus oma vahel, et kas nagu toimib või toimib, ega ma oled nõus või ei ole. Ja siis ta saab kliinikumi poolt eelseadistatud nutitelefoni, mis on põhimõtteliselt nagu Selveri see... Teie käest sai telefoni? Meie käest sai telefoni ja pulsivöö... No nüüd me ütlesime, miks projekt õnnestus, muidugi. Ja, aga selles mõttes ta peab ikkagi nagu lepingule alla kirjutama, et ta nagu vastutab nende seadmete eest. Okei, ja pärast tagasi või? Ja ta pärast tagasi paraku, jah. Okei, ja nii. Ja ta teeb oma treeninguid siis enda keskkonnas, ükskõik kas ta jookseb, mängib discgolfi, ujub, mis iganes tema meelistegevus on, tal on pulsivöö peal, sealt tuleb kogu treeningi info füsioterapeudile, kas kord nädalas, 2 nädala tagant, nii nagu vaja on, nad videosilla vahendusel suhtlevad ja nii ta toimibki. Kui sa siin ettekasi Nilsi ettekannet kuulasid, midagi sarnast? Ma ei ütleks selles mõttes, et võib-olla ma ka ei võtnud kõiki detaile nagu päris vastu, aga ta ei ole nagu ühe tehnoloogia põhine. See on terviklik teenusmudel ja mulle hästi meeldis, meil oli üks IT taustaga tüüp meeskonna, siis ta ütles, et ma kunagi arvasin, et see tehnoloogia lahendamine nullist on nagu õudselt keeruline, on ju. Ja siis, kui ta kogu selle värgi läbi tegi, siis ta ütles, et aga selle integreerimine päris ellu on palju hullem ettevõtmine. Keda see veel kaasas? Et siis oli see üks rehabilitatsiooni arst, eks ju? Patsient ise? Ja meil oli ravimeeskonna liige, kus oli taastusarst, füsioterapeut, õde. Perearstist käisite kaarega möödas? Selle probleemi põhjus oligi alguses? Ei, perearstiga, see õde võttis nagu pärast perearstiga ühendust, ütles, et nüüd programm sai läbi, et olete teadlik. Aga siin on juba need süsteemsed probleemid, et info ei liigu ja kõike ühe projekti raames me ära ei lahenda. Mis võib-olla kõige parem tulemus sinu vaates oli? Ma saan aru, et keegi sai midagi, keegi tuli sellest hästi, aga kui sa ise võtad selle projekti kuidagi kokku, mis see oli, mis juhtus sinu jaoks? Ühe konkreetse näite lihtsalt on selle, et analoogne programm on kliinikumis olnud juba kaugelt üle 10 aasta. Ja näiteks üks kliinikumi teeninduspiirkond on Ida-Virumaa, meil on kohustus teenindada sealseid inimesi. Ja üks inimene oli 10 aasta jooksul kogu programmi läbi ta suutnud käia 3 korda. See oligi tema jaoks tehtud? Ta oli suutnud leida selle võimaluse, leida 3 korda nädalas Tartus koha peal 3 kuud järjest. Ehk et tegelikult meil ei olnud võimekust pakkuda neile seda teenust. Ja nüüd kaugtaastusraviga meil on 10 ja 10 ja 10 Ida-Viru patsiente, kes saavad oma vajaliku südamekate taastusravi kätte. Ehk et ma ei ütleks, et tervishoiuteenuste loetelus teenuse olek on nagu, ta meil kätte saadav. See on eeldus, et üldse haiglad seda osutama hakkaksid, aga me võiksime hakata üha rohkem mõtlema, kuidas päriselt need teenused inimesteni viia. Mis on puudu sellest, et see inimene päriselt teenusele tuleks? Kertu, aitäh! Jõudu!